Tervist! Käes on 3. november, juba on november. Uskumatult soe november, aga on november. Sellega seoses. Eile pidin tegema videot, kui aga oli nii tuuline, et tuiskas vihma ja ma näen, et ma möödurinta on alles seal laiali eilsest. Väga hea eeskuju. Lähen koristan kohe ära. Aga töö ei jäänud tegemata ja tegin ära siis papagoi puuri peale läbipaistva katuse. Ma ei tea, kas praegu paistab, aga panin see katuse peale, et siia papagoi puuri sisse ei sajaks siis nii palju vihma. Ja läbipaistva muidugi sellepärast, et valgus saaks läbi, on ju. Ja selles mõttes, ega papagoide pärast, enda pärast nagu väga seda katust vaja ei ole. Aga ma tahan, et see puur säiliks kauem, et need oksad siin sees, mis oleks, ei läheks mädaks, et ta ei läheks nii märjaks. Ja putad endale ilusam vaadata ja tegin siis selle katus siia peale ära. Nii mõnus tuul. Tuul on vaibunud, aga ei ole nii vaikne, kui tahaks. Aga kurb on muidugi sellepärast, et ma ei jõudnud nagu immuta seda, sest teile tõesti tuiskas vihma kogu aeg. Et need liistud, mis siin peal nüüd on, et need on nüüd immutamata, aga ma saan seda siit vahelt natuke teha niimoodi ääred vähemalt ära, et oleks roheline ka. Kuna ma tahan lambaid sisse panna, siis ja täna on ilus ilm, siis olgu partidel rõõmupäev ja laseme partid tiigi peale. Nad ei, ma arvan, et ei usu seda oma õnne. Aga proovime. Ja siis muidugi peame tegema selle ülevoolu, mis on täna kaevame tühjaks. Siis. Ma ei tea, kas te mäletate, millal me tegime selle. Saab videode pealt vaadata, millal see ülevool sai tehtud. Et nüüd on esimene kord, kui ma pean selle labidega natuke tühjendama, kus on see liiva ja sodi täis. Kohvi täis posti otsa ja lähme teeme pardid lahti. Taki, taki, taki! Taki, taki, taki! Vot siis, ühesõnaga papagoidel ja naerutuvidel on siis nüüdsest läbipaistev katus ka õue osa peal. Õue puuri osa peal on vist õige öelda. Ja mul on hea meel teada, et siin sees, tüve sees tibud on ka elus, piksuvad ja säutsuvad siin sees julgelt niimoodi. Ja et tundub, et nendel läheb kõik hästi. Ma ei jõua ära oodata, millal sealt reaalselt papagoid välja tulevad. See on nagu ülipõnev mu arust. Et äge. Ja muidugi palju parem filmida neid siin õues, sest valgus on nende pea kohalt tuleb ilusti sisse. Tuvi. Tuvi, mis sa teed? Aga proovime siis lambad nüüd sisse ajada. Ja see tähendab muidugi seda, et üks jäär peab minema lihaks. Kahju, aga nii on. Lambad lähevad siis siia boksi, mille me suvel ette valmistasime. Aga see tähendab seda, et me peame nad saama siit läbi. Ja ainus mõistlik viis, ma arvan, seda teha on nad meelitab viljaga. Vili on vastu pandamatu. Seega saame siit pasast läbi küll. Möku, möku, möku! Möku, möku! Möku, 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 möku! Möku, möku, möku! Kui maitsev, kui maitsev. Kui maitsev. Vaadake, kui palju heina seal on. Minge vaadake. Väga õige. Vaatame nüüd, kaua neil aega läheb, et jõuda siis õigesse boksi. Seal, kus on ilusti vili, hein, kõik mõnus värk. Ja õues on siis üks jäär, kes läheb lihaks. Tema jääb siis sinna praegu. Aga need siis 3 lähevad üle talve ilusti. Midagi ei teha, mulle meeldivad valged lambad rohkem. Ma saan aru, et
mustlammas, aga lihtsalt valged on minu jaoks kuidagi sümpaatsemad. Ma tean, et vahet ei tohiks teha, aga ikkagi on. Võt, seda oligi vaja. Et te lähete ise siia. Ilus soeboks. Koos seina, vilja ja ilusa alusega. Kena pörand ka, et ei oleks seda, et nad peaks muda sees olema kuskil. Nii nunnud. Natuke rumalad on. Nende tagaajamine ikka päris korralik nagu. Et nad ei taha üldse aru saada. Ma saan aru küll, miks aretati karjakoerad kunagi. Võt, siia nad jäävad praegu. Pean selle uksega natuke tegema midagi, et see kinni jääks paremini, aga selle talve peame välja ilusti siin küll. Ottisin ilusti kanapesa üles täna ja sain 16 kanamuna. See on seal hinnakuhi otsas, siis kartolid sinna munema hakkavad, aga mune meil on. Pardid on ikka nii õnnelikud, nad tiigi peale saavad. Nii äge on vaadata. Kohe siuke päris elu. Et ega mul hea meil ei ole, kui nad seal mudases aias on. Aga midagi ei ole teha, sügis on selline kord. Võib-olla järgmast tõesti saame teha aia paremaks. Niimoodi, et täita ära ilusti, et ei lähekski mudaseks. Aga nüüd toidame vutid ära, viime vutidele uue vee. Iga päevaga vutid hakkavad vaikselt rohkem munele, mis on alati hea. Järg on jõudnud sinnamaale, kus tegelikult tuleks isased vutid kõik nüüd ära teha, aga neid on nii palju, et seal on mitme päeva töö. No nii, teie vesi. Läks ikka üks välja, pole hullu. Põhimõtteliselt sellise koguse vuti peal, nagu siin on 2 söötjat okei. Kui panna need iga hommik täis mõlemad, siis jääb ühte söötjasse niimoodi veerand alles. Ehk siis 10 liitrit sööta siukse koguse peale läheb keskelt läbi 24 tunni jooksul. Aga praegu korjame munad ära. 10. No kus sa lendad? 10, kas on veel mõni muna? Muidugi on 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 muna tundub praegu. Nii et päris suur edasiminek jälle. No nii, putud. Ei lähe õue. Kui kuidas munistan juba sellest, et saaks vutidel oma maja ehitada. Siukse korraliku, saaks neid puhtalt hoida ilusti. Nii, leidsin ühe muna veel, ehk siis 18 muna tänase päevaga tulnud siis, et ootame teid rohkem, kui mööda selle peale siis võiks tulla vähemalt, mis siin on, 60 kuni 100 muna päevas äkki, oleks see eriti uhke, aga talvel olen 60-ga ka rahul, nii et hakkake tööle. Nagu näha, siis see on nüüd, appis on kõik liiv, et nad suudavad skuupida sinna sisse ikkagi. Jah, ta on nagu vesiliiv põhimõtteliselt siin. Lahe, see on ikka väga puhas liiv, vaadaks jah. Et see tuleb kõik nüüd siis sealt aiast läbi pardi nokkade. Et jah, umbes ma korra kuus peab seda puhastama, siis jälle hullu midagi. Liiv välja jälle. Võiks kokku kogud see liivaga, et vaadata palju seda kokku üldse tuleb siin talve ja selle koguse aja jooksul. Oma väike liivavabrik. Tänane video siis üldplaanis algas eile, kui hakkasin ehitama papagoi puuri katust läbipaistvat. Selle sain eile ilusti peale, nii et see on suur asi, mis on tehtud. Ma olen nagu väga rahul sellega. Täna saime sisse siis lambad, need, kes üle talve jäävad, ja puhastasime ära siis selle
ülevoolu, kuhu koguneb meil siis liiv ja muu sodi. Niisugune igapäevatööd põhimõtteliselt, et enne talve. Ja nüüd muidugi lõpetan siit oravapuurist, kuhu ma tõin just neile hunniku seemneid. Väga raske oli siia puuri sisse saada, sellepärast, et nad lihtsalt tahavad su peale hüpata kohe. Nad on niisugused sõbrad. Ja üli nunnud muidugi. Oravad on alati hea viis lõpetada. Seega ei midagi erilist, aga palju kasulik asju. Tuvibeebid käisin ka vaatama. See tuvibeebi eile oli kadunud. Tükk aeg otsisin puurist tagada, kus ta on ja ta oli juba õues. Ta tuterdas lihtsalt ringi kuskil. Ta ei lenda veel, aga ta on piisavalt agar, et ta suudab ringi toimetada. Ja nüüd ta on õnneks pesas tagasi, et vahepeal ei mure juba, et äkki on kadunud. Õnneks ei ole, ta ei saa ju sealt justkui ära kaduda, aga ikkagi mure tekib ikka kohe. Aga selle, ma arvan, positiivse noodiga siit oravad juurest lõpetamegi tänaseks. Väike lühike video. Praegu läheb hästi. Kindlasti läheb veel paremini tulevikus. Ja muidugi linnud said täna tiigi peale, mis võiks olla parem päev. Õhtul ma pean vaatama, kuidas ma nad sealt muidugi sisse tagasi saan, sest nad, kuna nad nii harva sinna saavad, siis nad mitte kuidagi nagu ei taha minna sinna tagasi. aga küll ma nad saan sisse. Nüüd ei ole lambaid ka ees, kes seda sisse minemist segaks, nii et saame. Aga samas, teie olge tublid, likeige, share'ige ja muidugi subscribe'ige. Eesti keelest on minu arust seal all telli, mis muidugi ei tähenda, et te peate millegi eest maksma või midagi päriselt tellima. See ei tähenda teile midagi muud kohustust kui see, et minul tuleb linnuke, et te olete minu kanali justkui tellinud ja näete minu postitusi ja minul on sellest kasu. Teile kahju kindlasti mitte. Nii et olge tublid ja näeme juba järgmine video ja kõike head. Tšau!